on elutähtis oskus. Ja kui tänapäeva koolilastel on selle oskuse omandamine kohustuslik, siis nende laste vanemad ja vanavanemad võisid omal ajal basseinist võib-olla ainult und näha. Meie vaatame oma järjeloos, kuidas Hiirumaalt pärit Pirjo Urgas püüab ujumisoskust omandada Auras täiskasvanutele mõeldud algajate koolitusel. Oli see nüüd sajandi suvesüü või leidub muid põhjusi, aga sel sügisel on täiskasvanutele mõeldud kursus Puu püsti rahvast täis. Algul püüab Aura juhataja Tiia Teppan tulijate meeleolu lihtsalt kõrgel hoida, et keegi viimasel hetkel ümber ei mõtleks. Ujumine on hästi selline emotsionaalne asi ja tegelikult vesi iseenesest lõõgastab teid ja rahustab teid, see on esimene asi. Aga vett ei tohi karta, see väike laps 5-aastane, kes meil käibki sellepärast, et veekartus üle saada. Ja te saate esimese harjutuse siin vette hingata ja kõik lihased, kõik teised peavad hästi lõdvad olema. Ja siis iseenesest vesi kannab. Jänespõues palutakse jätta riietusruumi kappi ja keskenduda treeneri näpunäidetele. Ongi aeg esimeseks eneseületuseks ehk siis basseini minekuks. Selleks, et vee peal püsida, ei ole vaja üldse liigutada. Aga selleks, et hakata liigutama, on kõigepealt vaja vee peal püsida. Esimene harjutus, mis me teeme, on nüüd selline. Võtate kaenla alla luubi otsad. Nii pikad ja nii sirged käed, kui te vähekenegi saate. Panete siia peale, tekib üks niisugune hobuse laud. Jalad põlvest kõveraks, üks jalg ees, teine jalg taga. Ära tõuge ilma taevasse ronimata ja libisemine nii kaua, kui keegi jõuab. Kursus on pikk. 12 korda. See on siis 2 korda nädalas, 6 nädalat. 6 nädalat on 1,5 kuud laias laastus. Läheb hästi. Päris tore on kõljuda, aga küll on hea, et see kollane tugi siin on. Ja põhi on väga libe, siin oleks vaja teraskindi või midagi sellist. Hingate sisse. Nii et õhk tuleks siia kuhugi selle koha peale, mitte ärge tõste võtke, aga hingake siia sisse. Tõugake ennast põhjast ülesse ja katsuge pepuga istuda võtke. Välja näeb see näbi selliselt. Hingad sisse. Ja vaadake, mis teist saab. Kursusele tulijate tase on õigupoolest üsna erinev. On neid, kellel hirm vettegi minna ja on neid, kes väga kenasti vee peal püsivad. Kairi-Maria Riigor on algajate kursusel 2 korda. Ma arvan, et 5 aastat tagasi käisin siin samal kursusel. Ja ka Mai juures ja ilmselt sellepärast ma oskangi praegu nii hästi ujuda, kui ma seda oskan. Aga miks siis uuesti tulla? Aga uuesti sellepärast, et siis ma õppisin hästi rinnuli ujuma, nüüd ma tahaks õppida ka hästi krooli ujuma. Hingad sisse, paned korraks huuled kokku, kükitad rahulikult põhja ja puhud torus huultega endast välja. Vaata korraks nii. No, ilus muusika, puhuge aga, julge. Mis on kõige olulisem, ongi just see, et inimene ei tohiks häbeneda oma saamatust, sest me kõik oleme mingisuguses ainevallas kindlasti saamatud. Ja teine, ta ei tohiks heituda, kui kohe algusest temal ei tule ja teistel tule. Ja pekku vette, lõdvaks rahud, nii, pea üles, jalad kõveraks ja põhja. Juhendaja on väga vahva naine. Ma arvan, et väga õiget tööd teeb. Tundub, et ta oskab oma tööd ja ta väljendab konkreetselt ja selgelt sulle seda, mida ta tahab ütelda ja minu arust õpetaja peabki olema selline. Sõbrake, ära ronni viist, lase peppu alla. Ja nüüd siit läbi nii, et õlad ei tuleks. Jälle jalad kanged. Lase lõdvaks. Lihtsam on õpetada seda, kes absoluutselt mitte midagi ei oska või seda, kes on valesti juba omandanud. See on nii ja naa. On väga raskeid üldse mitte oskajaid.
ja on väga raskeid valesti õppinud. Aga üldiselt, kui on vee peal püsimine, libisemine ja mingisugune vale tehnika, seda on kergem õigeks pöörata. Mis sa nüüd selle kursuse lõpuks peaksid siis oskama, et sa ise rahule jääksid? No ma arvan, et kui ma suudaks selle basseini otsa ära ujuda krooli ilma, et ma peaks vahepeal puhkama ja kui neid otsi on rohkem kui üks, siis ma arvan, et see oleks eesmärk mul. Et pinget pakkuda ka neile, kes juba kenasti vee peal liuglevad, näitab treener, kuidas peavad töötama jalad krooli ujumise ajal. Töötab reielihas. Näitan ette, näete. Aga pöid peab teil nüüd olema selline, aga mitte selline. Ega see jalgade töö, kui niimoodi, et ainult jalgadega vehkima peab, ega see ei ole üldse kerge minu arust. Hoolimata sellest, et ma võib-olla suudan täitsa normaalselt rinnul ujuda, on neil krooli jalad väga raske. Õlad vii alla, ära tõuge, korralik sirutus. Esimene asi, suu lahti hinga, käed lõdvaks. Mis see suu lahti ja hinga. Nii, käed lõdvaks ja nüüd läksid jalad. Kõhuli on ikka kergem. Selili sa ei näe üldse, kus sa oled või eriti, kui sa unustad hingamise. Mulle ausalt öeldes tuli sünnitamine meelde selle peale, sellepärast, et seal öeldi ka, et hinga. Ja siis ma täna üritasin samamoodi mõtelda, et ma hingamist ära ei unusta. Et sa oled nii krambis, ei lase ennast üldse lõdvaks ja siis unustad hingamise ka ära. Järgmises tunnis kordame veel kord kõik selle sama asja ära ja läheb selili jalgade õppimine koos krooli jalgadega. Natuke krooli jalgu, natukene selili jalgu ja siis, kui asi hästi edeneb ja sujub, siis paneme selili käed juurde. Tõsine töö oli. Päris väsitav. Siis, kui tund aega läbi sai, siis ma juba tundsin, et enam ei jaksa. Aga põnev oli. Eks see oli sinna parasjagu enese ületamine. Vett ma ei karda, ma olen ikkagi hiidlane. Ma olen vees palju viibinud ja üle vee sõitnud. Aga just kõige raskem oli see, et kuidas ennast lõdvaks lasta. Ja ega ma seda päris ära ei õppingi. Aga treener lohutas mind, et kuna mu töö on olnud eluaeg seismine, seistes töö tegemine, et see on loomulikult esimese korra kohta täitsa okei. Eks ikka peab lootma parimat. Et nagu ma ütlesin alguses, et ma olen üpris skeptiline, et karud pannakse küll tantsima, aga mul on ikka olnud arvamus, et tantsimine, uisutamine ja ujumine tuleb õppida varakult ära lapsepõlves. Aga kui ma isegi õpiksin siin ära lõdvestamise, oleks ka hästi. See kuluks mulle väga ära, aga mine sa tea, äkki juhtub ime ja ma õpin ka ujuma. Virjo vesistele koolitundidele elame kaasa ka järgmisel ja ülejärgmisel nädalal.